Tere vaatajad, siin on teile õppevideo, kuidas parempoolse rooliga mööda sõita. Ja ega muud midagi ei olegi, ajastama pead, suvaliselt ei saa minna. Et vaatame siin vaikselt, kas ma saan siit eluga minema või ei saa. Aga nokin siit, nagu pea ikka kaldus vasakule, et näeks paremini ja vaikselt uurin, et mis ees toimub. Kurvid on kasuks, aga praegu kurve ei ole, siis tuleb leppida sellega, et tuleb minna nagu teised. Noh, siit ega kaugemale ei jõua, viisakasti üks auto edasi. Ilma pidureid kasutamata, mis on põhiline, mingi kuradi tühja nühkimist ei ole. Nagu siin isegi vasakpoolse rooliga inimesed hakkama ei saa. Vaatame nüüd, mis siit tuleb. See Santa Fe katab ekstra veel. No korra piilume. Ei ole piisavalt vahet ja niimoodi see käibki. Mitte väga erinevalt kui vasakpoolse rooliga mööda sõitmine. Lihtsalt kannatust on vaja. Ilmselt on siin vahesid, kus kui rool oleks vasakul, saaks gaasi põhja lüüa ja jõuaks mööda küll, aga noh. Hetkel seda võimalust ei ole, et tuleb lihtsalt ajastada. Ei saa ainult powerile loota pimesi. No, siin oli täpselt. Tuleb mõni vahe või ei tule, peab jälgima. Kõik vahed on täpselt sellised, et noh, ilmselt kui gaas põhja lüüa õigel hetkel jõuaks mööda, aga noh, niimoodi tunde järgi ma seda teha ei saa. No, ega see Hyundai ka ei aita siin ees absoluutselt. Ja siin ma olen pean kuskil käigugangi ka ühel joonel. Jälgin, mis toimub. Ta on ikka päris korralikud rongid tulevad. Aga mis seal ikka, tuleb ikka pikk õppevideo. Lihtsalt kannatus. Kõige kasulikumad on kurvid muidugi, siis on pikemalt ette näha. Ükskõik, kas ta läheb vasakule või paremale, mõlemad sobivad. Vasak on muidugi mugavam. Ega muud ei olegi, lihtsalt ootan siin kannatlikult. Ja nokin. Vaikselt ikka proovin tee keskel hoida. Siin on need augud ka tee keskel. No see Hyundai nagu üritab midagi teha, aga ei tee. Et ta on nagu segav faktor, et tuleb niisugune põnevam olukord. No mis siin ikka, tuleb lihtsalt kannatada. Seent oksida ja kannatada. Siin motomees on ka ja tema kulgemist ei sega natuke kõrvale. Praegu on liiklus eriti tihedaks läinud ka. Tuleb mingi konvoi ka veel mööda. Sealt paremalt poolt ka suurt vist midagi rohkem ei näeks, et mul ei ole mõtet sinna teise serva vajuda üldse. Nii, kurva ja nii olemas. Ja nüüd rahulikult. Jälle taaskord pidureid ei ole vaja kasutada. Ei kiirenda üle aru. Noh, milles küsimus? Nagu võtsin vasak kurvid, et praegu oli lihtsalt soodne juhus. Viinavent siin ees on ka niuke üritaja, nagu minagi. Nii, sai vist ristmikud lahendatud. 5 kilti veel Pärnusse. Ainult rõõm näha seda. No, ma pean sinu järgi ka ootama, ega kui ta siin ka tee keskel on, ma ei näe suurt midagi, olgem ausad. Teda katab minu vaatevälja üldse ära. Kui teda ei oleks sees, siis ma näeks rohkem, aga praegu mul on suht pimedus. Mul on ainult võimalus vahe suuremaks lasta.
suvaliselt ei oleks kuidagi saanud selles aknas seda teha. Ma ju enne ei näe, kui ta on juba piisavalt veoki külje peal, et mis seal ees üldse toimub. Nii, mis siin on? Veoauto. Ega muud midagi, lihtsalt ootad ja mõtled oma mõtteid, sügad lõuga. Ja vaatad, et kellegi eest sisse ei kupata. See on nagu viimane asi, mida teha vaja. No vaatame vaikselt, ma nüüd nokin siit. Ikka täpselt räägin, vasakpoolse rooliga oleks saanud ära taksata, aga siit nagu kuidagi vägisi ei saa. Peab lihtsalt kannatlikult sõitma. Veoki onu õnneks sõidab ilusti tee ääres ka. Suured tänud talle. Lätis on sellised kombed, et nad lubavad mööda sõita, mis on tervitatav. Ma usun, kõik on sellega nõus. Ja egas midagi, ootame õiget hetke sealt tagant tuli nüüd üks auto. Kurv tuleb ka vasakule. See tähendab, et see on minu aeg särada ehk loodame, et siin sõltub veel üks masin peale seda, siis paneme ikka 4. sisse ja siit me lähme. Natuke saab alati poweri peale ka loota, kui õige auto on, et ei ole hullu. Ja nii ta käib. Video lõpp, head aega!